Tere ilusat teisipäeva hommikut. Taas kord aeg tegutsemisampsuks ja mul on nii hea meel, et mul on täna külas või noh, mis külas, ta on ju veebikooli assistent, tema on väga kodune ja kusjuures ma mõtlesin, Kaari, et eelmine aasta me tegime ka õpiampsu suvel. et nii vahva, kuidas aeg läheb nii kiirelt ja samas natukene õudne ka. Aga minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval Facebooki grupis veebikooli ettevõtjatele saab kuulata laivis neid õpiampse. Sest selle õpiampsu me hiljem laeme siis ka Youtube'i kanalile, nii et kui sa meid leiad Youtube'ist ja mõtled, et tahaks olla kohal, tahaks otse küsida küsimusi külaliselt, siis sul on see võimalus, tasuta grupp, liitu ja igal teisipäeval kell 10 ole kohal. täna on meid kuulamas juba 15 inimest, 16 inimest, et väga-väga põnev. Kaari, tere tulemast! Tere hommikust kõigile ka. Ma ei tea, suvel tundub see kell 10 eriti vara, kuule, Triin. No mina ärkasin täna kell 6, mina juba ootasin tükk aega, no saaks juba hakata pihta. Mina ärkasin äratusega kell 8, täna tavaliselt ma ärkan 9 paiku, võib-olla pool 10, aga no täna oli vaja siis varem natuke ärgata. Ja nii tore, et Piia meid tervitab. Kaari, Kaari, sina ju. Kaari on nii, ta on ju veebikooli assistent ja siis ta on nii harjunud mõlemat rolli täitma. Olla esineja, olla juht ja siis veel kommentaariumis ka nobedad käed. Need on need assistendid. Ja Õnnele assistendikoolis ka kuulab, ütleb hei, hei, jõuan ka vahelduseks laivi ja tere, Tiina. Tiina kuulab meid, kellega meil järgmine nädal on kusjuures õpiamps ka värvidest. Lahe. Väga lahe. Tere kõigile. Ja Ja siis jah, täna siis ma mõtlesin, et ma jagan teiega enda sellist kogemust, kuidas mina alustasin ChatGPT-ga tekstide kirjutamist ja jagan mõned sellised nipid, mida teha alustades ja mida mitte teha. Nii et panen oma ekraani jagama, et tegin teile slaidid ka. ja sina võid kommentaariumis teada anda, kui usin AI kasutaja sina oled, sest see on AI laine on hästi pikalt olnud, aga on ka neid inimesi, kes alles veel katsetavad, et siit saab kindlasti päris palju selliseid noppeid, ma isegi kindlasti. Jah, kas nüüd on niimoodi kenasti ees minu slaidid ja mitte märkmed, eks ole? Ma olen maal praegu ja siis mul on ainult see läpakas, mul ei ole mitut ekraani, et siis ma üritan siin poolitada ja jupitada seda ekraani ja panna õiged asjad ette. Nagu Triin ütles, mina olen siis üks veebikooli assistentidest ja lisaks sellele olen ma ka väga suur AI entusiast. Et minu jaoks ei ole AI tulevik, vaid on täiesti tänapäeva tööriist, mida väga aktiivselt kasutan ja arvan, et peaks selle, kui AI on meie ellu tulnud, et siis peaks sellest ka maksimumi välja võtma. Kuigi ma täna räägin enamasti nagu ChatGPT-st nagu Facebooki postituste kirjutamise võtmes, siis tegelikult kõik need nipid või sellised mõtted on kohandatavad ka kõikidele muudele tekstidele, näiteks uudiskirjadele, blogiartiklitele, et saab sealt need kasutusele võtta. Ja miks mul selline mõte tuli, et neid nippe jagada, oli see, et me veebikoolis tegime küsimustiku või uuringu sotsiaalmeedia teemal, millele vastas meil 84 inimest ja neid vastuseid lugedes jäi mulle just selliste postituste ja tekstide kirjutamise koha pealt silma see, et on nagu 3 liiki väljakutseid või siis nagu 3 liiki inimesi. Ühed kirjutavad, et neil läheb postituste või tekstide kirjutamise peale liiga kaua aega. Kirjutavad midagi valmis, siis hakkavad muutma, täiendama, viimistlema ja sellepärast selline lõpptulemuseni jõudmine võtab liiga kaua aega. Ja üks inimene kirjutas eriti hästi, et ma kirjutan midagi, siis hakkan seda ChatGPT-ga muutma ja lõpuks mulle ei meeldi see, mis sealt välja tuleb ja siis mul ei ole seda esialgset varianti enam alles. Et kõik need mõtted lähevad nii sassi, et see kaob kusagile ära see esialgne mõte, mis ma tahtsin üldsegi öelda. Siis teine kategooria, mida väga-väga tihti mainiti, oli selline ülemõtlemine. Kirjutan midagi valmis ja siis hakkan analüüsima seda, kas see algus on piisavalt hea, kas mul on kohe see hea CTA seal alguses või lõpus. Kas see tekst on äkki liiga pikk, sest me teame, et tänapäeva inimesed ei jaksa lugeda pikki postitusi, pikki tekste. Et pigem armastatakse sellist videosisu ja siis võib-olla postitusi nii palju ei loeta. Et kas ma ikkagi selle lühikese tekstiga suutsin anda ära selle, mis ma öelda tahtsin.
kas peaks midagi ümber tegema, kas peaks midagi lisama, kõik sellised mõtted. Tunnistan ausalt, et mina olen ka natuke see ülemõtleja, et kirjutan midagi valmis ja siis hakkan analüüsima seda, et kas ikka sai selline, mis ma tahtsin, et tuleks. Ja üks vastus oli hästi äge, millele ma ka hästi sügavalt mõtlesin, on see, et ma kasutan ChatGPT-d tekstide kirjutamiseks, aga siis ma hakkan mõtlema, et kas ma kõlan nagu ai, et äkki inimesed pärast ei usu või arvavad, et ma ise ei suudagi midagi sellist kirjutada. Et sellised nagu vastuolulised mõtted tekivad vahepeal selle ai kasutamisega. Ja siis kolmas grupp inimesi on need, kes kirjutavad, oi, ma võiksin kirjutada, mulle meeldib kirjutada, aga mul ei ole head mõtet, millest kirjutada. Ja ei teata, kust alustada, millist vaatenurka avada. Ja kõik need sellised ülemõtlemised, parandamised, viimistlemised, lõpuks ongi siis tunne, et see ai on ajaröövel või see kirjutamine, sotsiaalmeedia on ajaröövel, mitte siis ma ei hoia aega kokku. Ehk siis probleem ei ole alati selles, et ei oska kirjutada, vaid selles, mida kirjutada ja kuidas kirjutada. Või siis kust üks hea mõte alguse saab või mida valida. Ja siit tuleb siis selline esimene soovitus, et kui ei ole head mõtet, mida kirjutada, siis üks asi, mida kindlasti teha ei tasu, on see, et sa lähed, võtad ChatGPT lahti ja kirjuta mulle Facebooki postitus sellel teemal. Nii, kui sa kirjutad ChatGPT-le, kirjuta mulle Facebooki postitus näiteks sellest, kuidas ai aitab aega säästa, siis võid üsna kindel olla, et sealt tuleb selline stampvastus, mille ai annab kõikidele teistele ka. Ja siis ongi nii, et sa loed seda ja mõtled, see ei ole see, mida ma tahtsin nagu edasi öelda või mida ma oleks tahtnud anda. Et kui ei ole head mõtet, siis tasub hakata ai-ga hoopiski mõtteid põrgatama, suhtlema. Võib küsida selliseid konkreetseid küsimusi, näiteks, et millised sellel teemal on erinevad vaatenurgad, millised on näiteks sellised levinud müüdid, mille ma võiksin ümber lükata, et mis võiks selle teema juures inimesi üllatada või siis mida inimesed tavaliselt selle teema kohta küsivad või teada saada tahavad. Et kui sa oled niiviisi mõtteid põrgatanud, siis valid sealt midagi välja, mis sind ennast kõnetab, et sellest võiks kirjutada ja sealt on siis juba päris hea edasi minna. Ja siis on aeg hakata promptima. Ei ole nii, et nüüd ma valisin mõtte välja ja ütlen, kirjuta mulle sellest teemast siis nüüd postitus, vaid siis tuleb hakata promptima. Ja promptimisel tasub silmas pidada selliste 3 põhipunkti. Hea prompt algab nagu alati kontekstist, et kui sa oled alustaja, siis üsna sageli ka mina alguses jätsin selle kõik tegemata. Et me jätame ütlemata ai-le kõik selle, mida ai tegelikult teadma peaks selleks, et ta saaks anda head väljundit. Et hea sisend annab ka hea väljundi. Esiteks mõtle sellele, kellele sa kirjutad. Et väga suur vahe on ju selles, kas sa kirjutad näiteks alustavale ettevõtjale, kas sa kirjutad oma olemasolevale kliendile või inimesele, kes pole sinuga või sinu teemaga üldse tuttav. Et siit ju see lähtekoht on hoopiski erinev. Siis võiks mõelda, et kui lugeja seda teksti nüüd loeb, et mida ta võiks siis mõelda või tunda ja mis on selle teksti eesmärk. Et kas inimene peaks saama sellest tekstist julgust, et midagi alustada. Kas ta võiks ennast ära tunda? Jaa, mul on ka nii. Kas ta võiks midagi õppida, midagi teada saada või siis tegema nüüd selle teksti põhjal ühe järgmise otsuse. Ja nüüd, kui need 3 asja on paigas, siis nüüd võiks juba sellist esimest tekstiversiooni küsida. Aga veel parem oleks, kui sa annaksid nüüd natukene ennast ka ja enda tausta ai-le. Ja mõtle sellele, mida ai ei tea. On selle, et sa avad tausta, äkki selleks on mõni päris olukord sinu elust või kliendiga, mõni konkreetne hetk sinu tööst
mis siis illustreeriks seda mõtet või teksti paremini. Sest et AI võib aidata nagu neid mõtteid koguda, teksti üles ehitada, aga ta ei tunne sind ja ka sinu päris kogemusi ja seetõttu AI ei saagi kirjutada nagu sina. Ja mida rohkem siis annad AI-le enda mõtteid, kogemusi, seda vähem see tekst lõpuks AI-likult kõlab. Selline päris enda sisend muudabki siis teksti rohkem sinulikuks ja sinu omaks. Alati inimestele meeldib, kui sa tood välja mõne vea, millest sa eksisid, et me kõik oleme inimesed, kõik teame, et me eksime vahepeal, et sellised isiklikud õppetunnid loovad usaldust ja teevad siis selle teksti inimlikuks. Võid lisada mõne eristuva seisukoha, kas või üks sinu enda mõte või arvamus sellel teemal on juba midagi, mida AI sinu kohta ei teadnud, et ei mõelnud nagu sinust seda välja. Et kas või üks mõte, mille pealt edasi minna, annab nagu päris palju juurde. Ja siis võid AI-le öelda, mida sa juba varem sellel teemal oled kirjutanud või mida sinu kliendid on arvanud. Võib-olla on kommentaariumist mõne kliendi lausa sõnasõnaline kommentaar öelda, et siis AI-l on selle pealt hea edasi minna. Et näiteks see ettekanne ju ka on tulnud päris inimeste vastustelt põhinevalt, et ma jagasin sealt 3 seda alguses sellist väljakutset, mis inimestel on, et selle põhjalt tuli siis ka see ettekanne siia. Ja alguses ei tea ju AI ka seda, milline on sinu kirjutamise stiil, et tasuks ka seda talle näidata. Siin on sees järgmine nipp, et anna AI-le oma stiili näited. Mina tegin niimoodi, et ma võtsin 3 oma viimast uudiskirja, andsin need AI-le sisse ja ütlesin, et analüüsi seda minu kirjastiili. Siis ta tegi selle analüüsi ära ja siis palusin tal kirjutada prompti, et kui ma nüüd järgmine kord tahaks samas stiilis teksti kirjutada, et mida ma peaksin siis sulle nagu ütlema, et kuidas seda kirjutada. Minul on tasuline ChatGPT, mis tähendab seda, et kui AI mulle midagi kirjutab, mingi prompti või midagi, siis siit muuda nupu pealt ma saan kohe siit täiendada oma neid mõtteid juurde. Ja siia prompti ma siis panin juurde, et väldi AI-likke väljendeid nagu ausalt ka või päriselt ka. Või siis AI kirjutab alati, see on miks. Mitte, et sellepärast on ju, et ma ei tea, see tuleb ilmselt mingist USA sõnakasutusest on ju, see on miks sa peaksid tegema seda või see on miks. Et mina kirjutasin siis prompti, ise täiendasin seda, et need jätta nagu välja. Siis, et lisa siia minu enda mõtteid, loomulikult ma annan selle mõtte siis ette, mida ma tahan, et siia lisatakse. Ja siis selle, et lõpeta optimistliku isikliku mõtte küsimuse või selge tegevuskutsega, selle kirjutas AI siis minu tekstide põhjalt, et see on mul siis hästi ja see on seal olemas. Aga ma ise lisasin siia juurde, et ma ei taha, et tekst muutuks liiga reklaamilikuks ja väldi sellist üldist turunduslikku vahtu. Et seda ka AI armastab väga palju panna. Ja muideks sellest promptist hiljem saab väga hea alus, kui sa juba liigud edasi ja teed näiteks enda kohandatud kirjutaja, ChatGPT-s oma kohandatud GPT siis selline põhiprompt on väga hea selline alustuseks panna. Ja siin on siis näide sellest, et kui ma kirjutasin ChatGPT-le sisse, et kirjuta mulle Facebooki postitus teemal, kuidas AI aitab sotsiaalmeedias aega säästa, et siis tuligi selline esimene lause kohe selle ajuplahvatus emotikoniga. Siis on see on miks AI võib olla sinu jaoks täielik mängumuutja. Siis tuleb see loetelu, siis on ausalt ka, sa ei pea pärast enam tundide kaupa. Mina mõtlen see hästi palju, kui ma näen ka sotsiaalmeedia postitusi, hästi palju on sisse tulnud seda ausalt ka, päriselt ka. Et see viitab AI-le, sest et muidu on ju niimoodi, kui inimene kirjutab, et sa kirjutad enda nime alt, see on sinu tekst, sinu postitus, et miks sa peaksid ütlema ausalt ka, miks sa peaksid veenma mind selles, mis sa kirjutad. Ma ei tea, võib-olla see on mingi minu teema, aga mulle tundub, et selline
ülepaisutatud niiviisi aususe rõhutamine võiks viidata sellele, et selle on teinud AI ja et see pole võib-olla päris sinu mõte. Ja siis noh, sellise lühikene prompt siis, mis anda. Aga kui seda nüüd prompti natukene täiendada ja avada ChatGPT-le tausta, öelda, kellele sa kirjutad, mida mis olukorras nad võiksid olla ja mis sa tahad, et sinu selle teksti väljund siis on. Näiteks siia ma lisasin juurde ka, et minu enda seisukoht on see, et AI suurim väärtus on otsustusväsimuse vähendamine, mis ongi, et kui sa oled alustaja ja hakkad midagi kirjutama, siis tuleb teha nii palju väikseid otsuseid, eriti kui sa oled ülemõtleja nagu mina, et siis AI aitab tegelikult seda otsustusväsimust vähendada. Ja siis siia paned ka juurde selle enda prompti, selle stiilinäite prompti ja siis nüüd võiks lasta küll juba sellise esimese mustandi või esimese teksti AI-le ära kirjutada. Ja kui sa oled selle valmis saanud ja soovid sellele sellist natukene kriitilisemat pilku peale, tahad argumenteerida, et kas see on ikkagi see, mida sa tahtsid esitada või kirjutada, siis üks nipp on kasutada kuradi advokaati. Ja kuradi advokaat, vähemalt ChatGPT teab küll väga hästi, et kui sa nüüd võtad oma teksti, paned selle uude ChatGPT vestlusaknasse ja ütled, et ole nüüd kuradi advokaat ja analüüsi seda teksti, et ta teab väga hästi, mida tähendab kuradi advokaat olla. Et sa ei pea isegi seletama, et argumenteeri ja kritiseeri ja vaata mingid asjad üle. Kui sa tahad, võid lisada sinna juurde näiteks, et mis selles postituses ei pruugi töötada, millised kohad tunduvad sellised liiga üldised või ebausutavad, milliseid vastuväiteid võiks lugejal tekkida või siis kas selles tekstis on midagi, mis kõlab liiga pealetükkivalt või liiga müüvalt. Ja siis, kui sul on selline arutlev, et sa kutsud inimesi arutlema sinna, et siis sa võid küsida ka, et mis need skeptikud võiksid siis nagu sellest arvata, et siis sa tead juba ette valmistada vastuseid ka, et kui AI on selle analüüsi ära teinud. Et see kuradi advokaadi roll aitab märgata selliseid nõrku kohti, enne kui see tekst kõik avaldamisele läheb. Aga eesmärk ei ole siis see, et ma hakkan kõike ümber kirjutama, vaid et leida paar sellist esimest kohta, mida parandada. Et siin tasub ise ka olla selline kriitik ja vaadata siis, kas neid parandusi kõik ikka on vaja. Et muidu ongi see, et sa lased oma teksti analüüsida ja siis võib-olla tuleb sealt väga palju asju välja, et hakkadki muutma liigselt ja siis ongi see, et kulub liiga palju aega ja energiat selle teksti tegemisele. Et hästi oluline on siis jääda mitte lõputult parandama, vaid siis vaadata seda ka ise kriitilise pilguga üle. Nii, ja kokkuvõtteks sellised 4 punkti, mis võib-olla kohe katsetada ja kui hakkad järgmist postitust kirjutama, et ära alusta valmis teksti küsimusega, vaid ava natuke tausta, vaatenurki. Mida rohkem annad AI-le tausta ja iseennast, enda näiteid, siis seda vähem kõlab tulemus nagu üldine AI tekst. Siis ära eelda, et AI võtab alguses kohe kogu kirjutamise üle. Ja alguses ei ole siis AI suurim väärtus valmis teksti kirjutamine, vaid selline otsustusväsimuse vähendamine. Nii, selline kiire ülevaade oli, aitäh kuulamast. Ma olen teinud AI abil 2 sellist, üks on selline tööriist, mida ma jälle postitan, et kui sul on pea tühi ja soovid mõtteid koguda, siis see Lovable tööriist genereerib siis kõigepealt küsib sinu käest 5 küsimust ja siis genereerib sulle selliseid põnevaid postituse ideid, mida teha. Ja siis, kui ei tea täpselt oma sihtrühma, et kellele kirjutad, siis olen kokku pannud sellise sihtrühma selguse prompti, et proovi ka seda kasutada, et see aitab sellise võib-olla esimese nägemuse või versiooni oma sihtrühmast paika saada, et sihtrühm on selline must be, ütleme, et kui hakkad kirjutama või midagi tegema, et siis tea, kellele sa seda teed. Nii. Triin, me oleme enam-vähem ajas, natukene läks üle. Kas on küsimusi?
Inimesed jagavad siin enda kogemust ai-ga, näiteks ütles Õnnela, et tema on võtnud mõned sõnad ära, mida tema tegelikult igapäevaselt kasutabki vestlustes ja kirjutistes, sest et ai kasutab ise ka seda, et ei oleks seda tunnet, et kas on ai-ga kirjutatud, et me oleme juba sealmaal. Ja tegelikult see oli imeline tööriist, mis sa tegid, et kuidas seda sisu, et millest siis peale hakata, et ma jagasin siia ka. Ja Kaari, sina oled ju selle ai ajastu sotsiaalmeedia õpiprogrammi juht, programmi juht. ja, Millal ja stardib kuidas? ja millal see stardib? Stardib meil 17. august. Põhikoolitajaks on Kirsi Svarts, Kirsi-Mari, kes tema tegemisi jälgib, siis teab, kui põhjalik ja äge ta on. Ja jah, see õpiprogramm on sellest ai vaatenurgast ka kokku pandud, et mida teha ai abil, mida mitte, et Kirsi jagab seal ka oma selliseid näiteid ja näpunäiteid ja kuidas tema ai-d kasutab ja võib-olla siis ka selliseid asju, et mida ei peaks tegema ai-ga, et kuidas säilitada seda autentset sisu ja inimlikkust. Ja siis tegelikult täna panin ülesse ja enne seda laivi, et meil tuleb Kirsiga ka tasuta veebinar, et kas sinu sotsiaalmeedia vajab restarti. Et minge uudistage või ma võin pärast tulla panna siia laivi alla ka selle lehelingi, et 5. augusti õhtul kutsun kõiki ka tasuta veebinarile, vaatame sotsiaalmeedia teemad üle. Aga kas see Õnnele kirjutas, et ta võtab need märksõnad välja, onju, aga tegelikult on jah. Välja, mida ai tavaliselt kasutab. Aga see on ju see, et kes ai treeninud on inimesed, et kõlab natuke loogiliselt, et ai kõlab ka nagu inimene. tõsi, ja nüüd Õnnel ütles ka, et ta ongi nüüd ära treeninud enda ai nüüd ära, et ja vaatab, kuidas teisiti saaks sõnastada. Ja Kairi ütles ka, et kasutab igapäevaselt Geminit ja tööriist õpetajatele ning samas loomulikult sisu ja idee genereerimiseks ettevõtluses. Mhm. Tore. Ja Kirli toob veel välja ka, et ai kasutab pidevalt avasta, olgu see, olgu selleks. Ja tema tõi ka välja, et tal on tasuline ja iga kliendi jaoks oma ai assistent loodud, et töötab ülihästi, aga olen ka juba üle aasta treeninud. Ja mina ka, ma alustasin ka treenimist julgelt üle aasta tagasi, võib-olla 1,5 juba. Et mul oli üks klient, kellele ma aitasin Facebooki gruppi hallata ja siis ta oli kogu aeg jännis sinna nagu postituste kirjutamisega. Ja ühes kõnes ta ütles, et mul on kõik järgmise nädala postitused kirjutamata. Ja siis ma ütlesin, et kuule, aga ma võin need teemad, et tal ei olnud isegi teemasid paigas, et meil oli üks suur fail, kus oli meil enam-vähem 100 teemat kogutud kokku, et sealt siis järjest võtame, iga nädal midagi postitame. Ja siis tavaliselt kirjutas tema need tekstid kõik ise, tal oli hästi omapärane stiil, hästi omapärane lähenemine. Ja siis ma ütlesin, et kuule, aga ma vaatan järgmiseks nädalaks mingid nagu need teemad välja. Ja siis ma võtsin tema need varasemad postitused, andsin ChatGPT-le, et analüüsi tema nagu seda kirjastiili. Ja siis ma kirjutasin 3 postitust ChatGPT-ga valmis, vaatasin need ise üle, parandasin, noh, siis oli ikka nagu päris palju parandamist. Parandasin ära ja siis saatsin kliendile, ütlesin, et kuule, et ma valisin need teemad välja ja ma tegin juba postitused ka nagu sellised mustandid ära, et ole hea, vaata üle. Ja siis ta vaatas ja kirjutas mulle, ütles, et ma ei oleks kunagi uskunud, et ma saan kirjutamise kellelegi üle anda. Aga nüüd mul on tunne, et nagu sina võiksid neid tekste kirjutada ka minu eest. Ja siis ma ütlesin, et tead, et ma pean sind nagu kurvastama, et ma nagu ei teinud seda ise. Et ma lasin ChatGPT-l sinu stiili analüüsida ja siis lasin nagu need postitused teha, muidugi ma vaatasin ise üle ja siis tal oli ka niimoodi, vau, et kuidas sa seda tegid, et näita mulle. Ja siis järgmises kõnes me vaatasimegi, et teeme siis kohandatud GPT selleks. See on nii hea abimees tõepoolest. Tead, Kaari, tänast õpiampsu on 42 inimest kuulamas. Ai, on papp. Oli väga kõnetav ja mulle hästi meeldis see, kuidas sa hästi inimlikult ja lihtsas keeles rääkisid meile neid asju, et hästi hea oli visuaalselt jälgida ja arusaadav oli. Aitäh sulle! Super, mul on hea meel, kui nüüd tuleb hästi palju ägedaid postitusi. Mõtle, kui paljude inimeste need postitused lähevad paremaks niimoodi, et Piia ei pea enam üle scroll ima, ta just ütles, et ma juba scroll in üle, kui ma näen, et ai-ga on. Et minul saab see samamoodi. Mul on samamoodi ja
kuigi mind isiklikult nagu alati ei häiri see ai tekst, kui seal on sisu ka. Kui seal on ikkagi põnev sisu, mis mind huvitab ja mida ma tahan lugeda, siis mind ei häiri, et seal on mõned need sellised, et ma näen, et see on ai-ga tehtud ja ma ise kasutan ka ai-d, mind ei häiri, aga mind häirivad just sellised parandamata ai tekstid, ütleme siis nii. Arusaadav. Aitäh sulle, Kaari, sinu põhjalikkuse eest ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja kui sa kuulad ka meid hiljem, et kui sul tekib mingeid küsimusi, siis sa saad jätta seda Facebooki gruppi alla, et Kaari ta kindlasti viskab pilgu peale ja lisab selle tasuta veebinari info ka siia, et Kirsi on tõesti, seda on ka põnev kuulata ja meil oli eelmine õpijamps oli temaga ka väga populaarne, et ma lisan siia ka selle lingi. Super ja Ja ilusat nädala jätku. Aitäh! aitäh, nägemist.